Riigihalduse ministri moodustatud haldusreformi ekspertkomisjoni hinnangul on vähemalt 5000 elaniku omavalitsuse minimaalne suurus, millest alates omavalitsuse võimekus saab olema oluliselt parem ning nende hinnangul on see just see arv, millest alates on omavalitsuse võimekuse eeldused võrreldes väiksematega oluliselt paremad. Elanike arv on ekspertide hinnangul põhikriteeriumiks. Teisipäeval külastas telestuudio Liites Ida-Virumaa omavalitsuse liitu, kus toimusid 2 omavalitsuse ühinemisega seotud konsultatsioonid. Miks ja millisel eesmärgil olete täna siia kogunenud? No tänase kohtumise eesmärk on pidada 2 väikse omavalitsuse vahel konsultatsioone, et mis suunas nii-öelda tuleviku ühinemisteemal edasi liikuda. Et kuna me oleme 2 väikest omavalitsust, Kohtla-Nõmmel natukene üle 1000 elaniku ja Kohtla vallas 1700 elaniku, et 2 koos on nii-öelda julgem edasi minna. Kas olete jõudnud ka tulemusteni, kuidas edasi minna? Arutelu tulemusena otsustasime, et edasi me läbirääkimistele läheme ühiselt Kohtla vald ja Kohtla-Nõmme vald, et kaalume oma võimalusi, kuna Kohtla-Nõmme vald asub Kohtla valla sees, et siis on meil mõistlik edasi ühiselt minna. Ja kutsumegi järgmistele aruteludele, konsultatsioonidele omavalitsusi. Järgmisena oli meil plaanis Lüganuse valla ka kohtumised ja arutelud, siis arutleme Toila valla esindajatega, Kohtla-Järve linna esindajatega, sest me piirneme ka Kohtla-Järve linnaga ja ka Jõhviga, et kaalume oma kõiki võimalusi ja millised on siis selle konsultatsioonide käigus siis arutame, kuhu suunas me edasi liigume. Mitu omavalitsust peaks teie arvates jääma 2017. aasta sügiseks enne kohalike omavalitsuse volikogude valimisi? Ma loodan, et 2017 sügisel kindlasti enam Ida-Virumaa maakonnakaardil ei ole 20 omavalitsust, vaid on ikka kindel arv vähem neid. Nii et iga päevaga asjaolud selginevad ja sellised läbirääkimised muutuvad aktiivsemaks. Kohalike omavalitsuse volikogu valimisteni on jäänud vähem kui 2 aastat, mis tähendab, et otsuste langetamiseks ja dokumentide vormistamiseks on nüüd küll viimane aeg tegutsemiseks, et täita haldusreformi ekspertkomisjoni poolt ette antud kriteeriumid 5000 elanikku.